Tere taas teadusimule raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas käituvad lendavad kehad. Me tahame teada noolepüssist väljuva noole kiirust. Võidab see meeskond, kes annab esimesena täpse vastuse. Kas olete valmis? Jaa! Alustame! Kehade liikumist saame kirjeldada liikumisvõrrandiga. Liikumisvõrrand määrab ära keha asukoha, sõltuvalt tema algasukohast, tema algkiirusest, talle mõjuvast kiirendusest ning sellest, kui kaua see keha liikunud on. Selleks, et kehade liikumist enda jaoks lihtsustada, võime vaadata liikumist erinevatest suundadest ning proovida korraga kirjeldada liikumist vaid ühes teljes. Et ka kirjalikult oleks need teljed meil eristatavad, siis märgin ära kõik horisontaalse ehk X-teljelise liikumisega seotud suurused väikese X-iga ning kõik vertikaalse ehk Y-teljelise liikumisega seotud suurused väikese Y-iga. Selle jaoks, et ülesannet enda jaoks võimalikult lihtsaks muuta, tasub kõik keerulised nurgad arvutustest välja jätta. See tähendab seda, et kui lasen noole välja mingi kindla nurga all, siis pean seda nurka ka matemaatiliselt arvesse võtma. Kui aga lasen noole välja maapinnaga paralleelselt või risti, siis tean, et noole algkiirus mõjutab arvutusi ainult horisontaalses ehk X-teljes või vertikaalses ehk Y-teljes. Üks võimalus seesuguse olukorra tekitamiseks on talitada nii, nagu seda tegid sinine ja roheline meeskond. Ehk tuleb fikseerida noolepüstol nõnda, et nool lendaks välja maaga paralleelselt. Kui vaadata noole lendu kas eest või tagantpoolt, siis käitub ta alati täpselt samamoodi, sõltumata sellest, kui kiiresti ta noolepüstolist välja lendab. See tuleneb sellest, et noolepüstol ei ole suunatud ei üles ega alla ning väljalaske kiirus ei mõjuta liikumist vertikaalses ehk Y-teljes. Sellest vaatenurgast saame kindlaks teha aga lennuaja, mis tähendab seda, et lend kestab täpselt nii kaua, kuni nool kukub maha. Joonistame nüüd läbi ka selle, kuidas nool vertikaalses teljes käitub. Kui nüüd eestpoolt vaadata, siis liigub noolepüstolist välja lennanud nool mööda sellist trajektoori, kuni ta jõuabki maani. Seda liikumist kirjeldab juba varasemalt kirja pandud liikumisvõrrand. Võtame eelduse, et noolepüss asus esialgu 1 meetri kõrgusel. Kui nool jõudis maani, siis oli ta 0 meetri kõrgusel. Üles alla suunas noolele algkiirust ei antud ning maa poole tõmbas seda raskuskiirendus ehk 9,8 meetrit sekund ruudus. Ja nüüd saamegi võrrandi numbritega koos välja kirjutada. Ning kui nüüd sellest võrrandist avaldame t ehk aja, siis saamegi kätte lennuaja. Ning saimegi tulemuseks, et lennuaeg oleks olnud ligikaudu 0,45 sekundit. Liigume nüüd edasi horisontaaltelje juurde ning selle jaoks saame väga hästi kasutada pealtvaadet. Kui vaatame noolepüstolit pealtvaates, siis lendab nool siit sirgjooneliselt välja ning noole kiirus sõltub ainult noolepüstoli antud algkiirusest. Kui nool noolepüstolist välja lasta, siis liigub ta ühtlase kiirusega mööda sellist trajektoori. Kuni üks hetk lend lõpeb, sest et nool on kukkunud maha. Seda liikumist kirjeldabki varasemalt kirja pandud liikumisvõrrand horisontaalse telje kohta. Loeme noole algasukohaks 0 meetrit ning kauguseks, kuhu nool maandus, näiteks 9 meetrit. See number võib muutuda vastavalt sellele, mis võistleja oma noole kauguseks mõõtis. Horisontaalteljes noolele ühtegi kiirendust ei mõjunud. Ning kuna me veel ei tea, mis oli noole algkiirus, siis jätamegi selle tundmatuks. Näeme, et meie liikumisvõrrandis sisaldub veel üks tähis. See on t ja see tähistab lennuaega. Selle t leidsime aga juba vertikaaltelje arvutustest ning seda sama väärtust 0,45 sekundit saamegi kasutada horisontaaltelje arvutustes. Paneme nüüd võrrandisse numbrid sisse ning vaatame, kui palju see lihtsamaks muutub.
jättes kõrvale kõik võrrandi liikmed, mis on võrdsed nulliga, saamegi väga lihtsal kujul võrrandi, kus meil on kasutada kiirus, aeg ja teepikkus ning tuleb avaldada vaid kiirus. Kiirus on aga teepikkus jagatud ajaga ning saamegi, et noolepüstoli poolt noolele antud algkiirus pidi olema 20 meetrit sekundis. Ja nii saabki liikumisvõrrandi abil kirjeldada erinevate kehade lendusid. Otsi nüüd välja ka oma lemmik lendkeha, paber ja pliiats ning hakka seda lendu kirjeldama. Kohtumiseni!